Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja räägin teile täna sellest, kuidas osaleda haridustehnoloogide veebiseminaril, kasutades Big Blue Buttoni keskkonda. Ma olen haridustehnoloogide kodulehel praegu ja lähen ühte prooviruumi. Kõigepealt nüüd, kui ma sisenen, siis ma lisan oma nime ja veebiseminaridel osalemisel on mul tavaliselt saadetud meili peale salasõna. Antud momendil on mul siin salasõna üleval olemas, kirjutan selle ja siis klõpsan sinisele nupule Join ja siis selle ruumi nimele. Ja mind viiakse Big Blue Buttoni keskkonda, kus toimub veebiseminar. Nii, kõigepealt küsitakse, et kas ma annan loa kasutada oma kaamerat ja mikrofoni, ma klõpsan sinna Allow. Ja kui ma nüüd osalen veebiseminaril sellisel viisil, et ma peaksin kasutama mikrofoni, siis siin on nüüd see koht, kus ma saan seda testida. Et kui ma teen selle lahti, siis ma saan valida, missugust mikrofoni kasutatakse. Nii, ja siit võin valida. Ja teine, mida ma saan siin proovida, ma saan proovida oma kõlareid või kõrvaklappe, kui ma siin klõpsan. Siis ma kuulen muusikat, nii järelikult on kõik korras. Ja kui ma olen selle üle vaadanud, siis ma klõpsan nupule Join Audio ja mind viiakse veebiseminari keskkonda. Kõigepealt nüüd siin vasakul pool on näha osalejad. Praegu on näha, et siin on üks osaleja lisaks minule, kellel on veel esitlemise õigus, see tähendab, tal on siin ees märk, et ta on nagu siis ettekandja, siis olen mina siin. Ja nüüd lihtsalt osalejana on mul siin õigus ka näiteks tõsta kätt või siis seda alla panna ja võt siin üleval vasakul on siis nupud. Kõrvaklappide nupule klõpsates saan ma siis teha nii, et ma audiot enam ei ole. Nii, nüüd kui uuesti klõpsan, Join Audio, siis ma jälle kuulen ja sellisel juhul on siin siis väike roheline märk. Siis on võimalik jagada siin oma veebikaamerat. Tavaliselt osalejad seda ei jaga ja siis on võimalik siin ka panna kinni oma mikrofon, kui ma klõpsan mute nupule. See tähendab, et sellisel juhul võin ma ennast rahulikult tunda ja tean, et teised ei kuule, mis siis parasjagu mul kodus toimub. Nüüd siin keskmises aknas, siin toimub siis ettekanne, kui keegi siis teeb mingit ettekannet, on tema esitlus siin üleval. Nüüd paremal pool ma saan valida näiteks inglise keele asemel eesti keele ja teha selle keskkonna endale eestikeelseks. Ja nüüd osalejatele kõige olulisem asi on siin see jututuba. Et kui ma olen keskkonnas sees, siis siin jututoas tavaliselt kõigepealt, kui ma olen sisenenud, siis tasub öelda tere. Ja tavaliselt need, kes on siis siin osalemas, nemad siis ütlevad ka tere ja siis selle chati kaudu saab esitada ka kõiki küsimusi osalejatele ja ka esinejale, nii et siin nagu see põhiseline vestlus toimub. Ja kui ma klõpsan nüüd selle valikute nupu peale, siis siin on mul võimalik välja valida keegi, siin on mul kõikide osalejate nimed, mul on võimalik valida keegi välja, kellega ma tahan veel eraldi rääkida, et näiteks tere, avastan, et nüüd, et mul on keegi tuttav ja tahan temaga siin vestelda, ma saan vestelda. Ja siin üleval ma näen, et nüüd kui see läks kollaseks, siis järelikult siia lisati üks uus mingisugune vestlusteema. Klõpsan selle kõige peal, nii ja siin on kirjas, et ettekandja nüüd kirjutab, et tal on väiksed Java probleemid ja ta tegeleb oma ettekande ülespanemisega. Ja võt siit alt, kus on see default, siit ma saan siis valida, et missugusel kujul mul see veebiseminar on. Et iga kasutaja saab selle siis panna just selliseks, nagu ta tahab. Et siin on videochat või siis nagu kohtumine meeting. Siis mul lihtsalt tõstetakse neid aknaid ümber. Webinar, loeng, nii et ma saan valida täpselt nii, nagu mulle see asi sobib. Mina jätan praegu endal defaultina on mul siis sellisel viisil.
Ja nüüd on esineja jaganud oma ekraani. See tähendab, et mina näen kõike seda, mida tema oma ekraani peal teeb ja tegelikult ma saan seda tema ekraani pilti niimoodi vabalt lohistada, et nii nagu ma tahan, et kui ma tahan siin chati näha, siis ma lihutan ta niimoodi ja kui mul kogemata nüüd juhtub niimoodi, et ma panen selle siia alla, siis ma näen, siia alla tekib mul riba, et töölaua jagamine, klõpsan selle uuesti lahti ja siis ma saan seda vaadata. Ja kui veebiseminar on läbi, siis on viisakas öelda ilusat õhtut või head päeva. Ja kui küsimusi rohkem ei ole, siis veebiseminarilt välja logimine käib selle nupu abil siin üleval. Klõpsan logi välja. Jah, olen kindel. Ja nüüd ma olengi veebiseminarit välja logitud ja võin oma teiste toimetustega edasi minna.